Diagrammi tüübi muutmiseks tuleks kõigepealt diagramm aktiveerida, see tähendab, et diagrammi peale topeltklõps ja indikaatoriks on siis see, et diagrammi ümber tuleb raamjoon, millel nurkades on mustad niisugused ruudud ja ülevalt siis tööriistariba ja menüüd muutuvad vastavalt diagrammi omadeks. Ja nüüd diagrammi tüübi muutmise jaoks on kaks võimalust. Tööriistaribal on olemas spetsiaalne nupp diagrammi tüübi muutmiseks ja täpselt sama käsu te leiate ka vormindusmenüüst diagrammi tüüp valiku alt. Teil avatakse sarnane aken, nagu oli ka diagrammi loomisel, aga erinevus on selles, et nüüd siin mitut sammu ei ole vaja läbi käia, vaid teil on vaja valida soovitud diagrammi tüüp. Näiteks ma seekord valin joondiagrammi ja kui te olete nüüd õige diagrammi tüübi valinud, siis kinnitate seda sobib nupuga. Ja näete, et ongi diagrammi tüüp muutunud. Ja kui see nüüd ei ole õige, klõpsan jällegi selle nupu peale ja valin teistsuguse tüübi, näiteks sellise, jälle sobib ja on veel kord siis see diagrammi tüüp muudetud. Diagrammi tüüpi võite muuta igal ajal ja täpselt nii palju, kui teil vaja on, aga mida peab jälgima on see, et erinevate andmete jaoks on kindlasti erinevad diagrammi tüübid. Aga eks see tuleb juba ka praktilise tööga välja.